Tere tulemast tagasi minu kanalile, ma olen Auli ja ma olen tegelenud tarokaartidega juba aastast 2007, nii et peaaegu 20 aastat on mul sellel alal kogemust. Täna teeme teile nüüd siis selline, mida toob lähitulevik. Armsad vaatajad, armsad sõbrad, armsad fännid, võtke seda kui meelelahutust, ärge minge nendesse ennustustesse liiga sisse, nii nagu ka minu päevakaartidesse Facebooki samanimelisel lehel. Ja võtke seda lihtsalt kui mõnusat kuulamist. Inimese energiat on niivõrd muutuvad, kui me muutame oma energiaid, oma mõtlemist, oma positsioone, mida iganes, siis me muudame ka tegelikult seda, mis ootab meid tulevikus. Muidugi teatud asjad on paigas, aga üldiselt on need muutuvad energiat meis ikka väga suurel määral mõjutatavad ja mõjutavad meie siis elu. Ja tegemist on kollektiivse lodumisega, ajatu lodumisega ja ükskõik millal te seda siis vaatama satute, siis see on kindlasti teile. Mõnega resoneerub see 100%, mõnega absoluutselt mitte, kui ei, pange kinni, minge järgmise ennustaja juurde või ennustuse tegija, kaardipanija, nõustaja, ükskõik kelle juurde. Ja kui te soovite siis eralodumist, siis palun võite mulle alati kirjutada, minu meiliaadress on siin all ja ma teen nüüd ka nõustamisi videoteel WhatsAppis või Messengeris ja seal on siis ajaliselt tund aega ja seal võite te siis väga palju küsimusi küsida. Aga kui ma teen videona teile, siis on see kuskil pool tundi ja vastused siis 3 konkreetsele küsimusele. Nii, aga läheme siis täna, vaatame siis, mida toob see lähitulevik. Vaatame kõigepealt üldisi energiaid ja siis hakkame vaatama siis, ühesõnaga nii nagu minu lodumised ikka, vaatame, kuidas minema hakkab ja kui pikaks see siin siis kujuneb. Nagu te olete juba märganud, ma ei tee mingeid pikki lodumisi, sellepärast et minu seisukohalt ja minu arvamuse koha pealt lihtsalt mida pikemaks see asi venib, siis seda segasemaks võib-olla need asjakesed siin meil lähevad. Aga vaatame lähitulevikku siis ühesõnaga, millised energiad on lähitulevikus üldiselt. Tegu on siis kollektiiviga, eks ole. Ja nii, ma ütleksin nüüd niimoodi, et lähiajal on üleval väga tugevalt naisenergiat. Sellepärast, et siin tegelikult selle kaardi peal, nende kaartide peal siis on nagu 3 naist. Ja siin on üleval ka sellist rahaenergiat, külluse energiat, sellepärast, et on tulnud müntid, müntide 8 ja müntide kuninganna. Ja siin ongi, tegu on sellise naisenergiaga ja väga sellise materiaalse ja väga enda elus paigas olevate naiste energia. Kui ma ütlesin, et aasta 2026 ja tulihobuse aasta tuleb tegelikult meesenergia aasta ja meeste aasta, siis siin praegu nüüd on küll väga tugevalt üleval naisenergia. Hästi paljud vahetavad töökohta, kuigi praegu on väga keeruline ju nende töökohtadega ja üldse hästi paljud alustavad oma ettevõtlusega. Nad on mõelnud, mida nad teevad, kas alustada uuesti, kas minna eraettevõtlusesse, kas hakata tegema oma firmat, siis väga palju praegune aeg, lähitulevik seda soovib. Ja eriti just kordan veel kord, kuna siin on pentaklid, eks ole, siis see on väga tugev rahaenergia ja kui me loome ju oma firmad või kui me vahetame töökohta, siis loomulikult, ma arvan, et inimesed ju ikkagi vahetavad töökohta sellepärast, et saaks rohkem raha ja teenistust, siis siin on see väga üleval ja kõik see
tegelikult õnnestub. Kui te istute natukene siin laua taga ja loete oma siin münte ja vaatate, mida tegema hakata või siis viige see unistus ellu. Väga soodne aeg on selleks praegu. Ja ühe väga ägeda naisenergia on siin praegu ja täpselt samamoodi, et see naine, poisid, pöörake ringi, eks ole, kui te mind vaatate, aga et praegu on tegelikult siin tegu ikkagi selliste väga ägedate naisenergiatega. Kuu on alati saladused ja nii nagu ma olen ka ennem enda ennustustest, ma ei tea, miks ma tahan ennustused öelda või enda kaardiladumistes öelnud, mitte midagi ei jää see aasta varjule. Mitte mingid saladused, absoluutselt kõik saladused tulevad välja. Tulevad ilmsiks ja kui nad on ikkagi saladused ja eriti veel, kui saladustega kaasnevad valed ja sellised manipulatsioonid, siis need asjad saavad nii-öelda purustatud. Ja et praegu on nagu selline energia üleval, et me näeme nagu kõigest praegu veel selle jäämäe tippu. Ja kes nagu kahtleb millegis või kes nagu soovib mingisuguseid nagu otsuseid teha, siis praegune aeg lähitulevikus seda nagu ei soosi, sellepärast et kõik ei ole meile veel teada. Nii, selline tuli siis nende kaartidega. Ja vaatame siis teiste kaartidega, et millised energiat on veel nagu praegu lähitulevikus siis nagu valdavad ja siis nagu üleval. Aga hästi palju soosib just siin lähitulevik materiaalsust, tööga seotud otsuseid, väga positiivne tõesti, eks ole. Ja siis mingid saladused on siin kuskil üleval. Nii, vaatame siis. Hästi paljud alustavad oma teekonda täiesti nullist. Keegi peab siin tegema valikud. Ja võib-olla et valida ei ole võib-olla siin ka kahe kõige parema varianti vahel, aga need on võib-olla sellised, need ei ole negatiivsed, aga te peate tegema oma valiku. Ja teate, tõuske siit pingi pealt püsti, võtke see sall oma silme eest ära, ärge nähke ainult ühte teed, ühte varianti, sest kui on valikud, siis on ju 2 varianti. Väga hea, kui on 2 varianti, eks ole, sellepärast, et siis on ju võimalusi rohkem. Et mõtleme küll, et oi, et oleks mul see üks asi, et eks ole, et siis ma ei pea valima, eks ole, siis ma ei pea vastutust võtma. Aga nii kergelt, nagu me oleme siis ikkagi aru saanud, siis elus päris ei lähe. Ja keegi peab siis tegema siin oma valikud ja selliste valikute tegemise energia on lähiajal õhus ja mis puudutab siis kindlasti ka siin, eks ole, seda nii nagu ma esimeses reas ütlesin, ettevõtlust, töökoha valikud üldse materiaalsusega seotud. Keegi päris kindlasti saab raseduse sõnumid. Ja ma ütlen nüüd niimoodi, kes ei soovi rasestuda, tarvitage, võtke abinõud tarvitusele, sellepärast et ennem tuleb võtta abinõud tarvitusele. Väga selliste uute olguste, see on keisrinna ja keisrinna on absoluutselt kõikidel kaartidel rase. Ta on uue elu kandja, uue elu tooja, uue elu andja. Siis siin on sellist väga keisrinnalikku energiat, jälle taas naisenergia, eks ole, ja me ei saa siin poisid pöörata ümber, sellepärast, et kuna kuningad ja kuningannad võivad kätkeda endas ka mees- ja naisenergiat, siis mitte mingil juhul ei kanna seda meie kaunis imeline keisrinna. See on puhtalt naisenergia. Ja jälle pean siis, eks ole, tõdema, et siin siis tõesti on väga tugevalt need sees. Väga tugevalt on lähiajal nüüd kellegi uued algused. Seda näitab see narr, kes võtab vastu nagu riskid, aga kes ei riski, see sampust ei joo, eks ole, ja jänesed jooksevad metsa, eks ole. Nii et selliste uute olguste energiat, ka uute
elude energiat ja kes võib-olla ei ole praegu jäänud nagu, kes soovivad väga rasestuda, eks ole, siis väga soodne aeg on lähitulevikus selle jaoks. Uued algused, hästi suurte uute alguste, täiesti kardinaalselt osad inimesed teevad lõpparved oma senise eluga ja jätavad kõik minevikku ja võtavad selle kotikese sinna selga ja noh, see on lihtsalt ütleme nagu sümboolne ja lähevad hoopis uutele johimaadele ja uutesse energiatesse. Vaatame siin siis kolmandaks siis peaingli tarokaartide puhul, et mis on siis oodata lähitulevikus. Väga ilus, väga ilusad energiat, väga ilusad naisenergiat. No on saladusi küll natukene, eks ole, võib-olla natukene teravad otsused tuleb kellelgi vastu võtta, aga sellest ei ole mitte midagi. Nii et me peame, ega noh, mis siis iga oleks, kui meil elus oleks ainult mingisugused mõnusad otsused vastu võtta ja kui me peaks valima ja sellepärast, et siis ei oleks ju mitte midagi viga. Nii, mõõkade 6, müntide 3, mitte müntide, vaid sauade 3 ja võtame siis ühe siit veel ja Gabrieli 10. Nii, vaatame, natukene tuli sellist teravamat energiat siia ka mõõgad ja siis aga siis on valgus tunneli lõpus, hinga kergendatult ja tee uusi plaane, kolimine või reisimine. Kellegil on väga lähitulevikus siis siin sellised kolimised, uued elukohad, reisimised, siis need ka tulevad. Ja kui te praegu võib-olla olete, ma tean lihtsalt endast käest ühesõnaga seda öelda, et kui on elus väga drastilised ja väga suured muutused, elukoha muutused, mida kõike, siis see paraku need inimesed on sellises, mitte negatiivses energias, aga ma ei oska isegi seda kirjeldada, see on selline energia, mis tegelikult nõuabki meilt tegelikult ka tugevust ja sellist tugevat energiat. Sellepärast, et iga elu muutus on muutus ja kuidas me seda siis võtame. Ja siin on siiski niimoodi, et midagi siin nüüd siis lõpeb, nii nagu ma ütlesin ka siin selle narrikaardi kohta ja valgus on tunneli lõpus ja need perioodid ja need saavad ju ükskord läbi. Ja kui te mõtletegi niimoodi, et hoiate 2 käega pead kinni ja mõtlete, et issand oleks see ükskord möödas, siis jah, see saab ükskord läbi. Mitte ükski kolimine, mitte ükski elumuutus ei jää ju kestma, eks ole. Tuleb jälle see rahulik aeg ja tuleb see nautimise aeg. Nutikas planeerimine toob külluse, aeg teha järgmine samm, optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. Ma arvan, et ega siin ei olegi rohkem midagi öelda. Nii nagu tuli siin, eks ole, valgustunneli lõpus, hinga kergendatult ja tee uusi plaane. Tavaliselt, kui on sellised muutused ja siis on küll niimoodi, et kindlasti väga paljud inimesed mõtlevad, et mis uued plaanid, et jumal hoidku, et ma ei taha enam, ma ei võta elus enam mingit pintslit kätte, et värvida või mingit tapeete või käia mööda ehituspoode ja siis, aga noh, see asi lihtsalt rahuneb maha. Ja siis ongi niimoodi, et võib-olla, et kui te ärge minge nagu hajevile või oma plaanidega ja et just oluline on see nutikas planeerimine, et see toob külluse ja see toob ka tegelikult rahulolu. Ja näete, siin on ka tee uusi plaane ja aeg teha järgmine samm või uued plaanid. Nii et aeg järgmine, ühesõnaga lähitulevik väga soosib tegelikult väga head, eks ole, veel kord uute alguste, uute planeerimiste ja kõik optimistlikud plaanid, mis lähevad siis ootuspäraselt. Ja Gabrieli 10 on siin siis
palu inglitelt abivalmis inimesi, kes aitavad su koormat kergendada. Liiga pikad töötunnid, üritad liiga palju teistele meele järgi olla. Ja see ongi niimoodi tegelikult, et kõik 10 on mingisuguse etapi lõpud. Need ei ole üldsegi mingisugused, mingid sellised, kuidas ma ütlen teile, kuna need on tegelikult sauad, siis on see selline, ongi tegelikult ikkagi selline kire energia ja kui midagi lõpeb, siis algab ju alati uus. Ja mingi teekond tõesti lõpeb ja uued algused algavad. Ja siis aeg soosibki seda, et see, mis on jäänud minevikku, see peab lõppema, laske lahti, ärge rippuge selles minevikus kinni, sest üks teekond päris kindlasti väga paljudele inimestele saab otsa. Ja ongi, seda soosivadki uued algused. Ja vaatame, mida ütlevad see väike ingel tõttab appi. Ja ma siis rohkem siin ei vaatagi, ma võtan vist paar kuuloogiat ka veel või vaatame, kuidas see on praegu natukene aega. Lähitulevikule, mida ütlevad siis need väike ingel tõttab appi kaardid. Nii, ja vaatame siin siis, mis siit siis tuleb. Võtame kaks sõnumit. Nii, vaatame, mis need siis tulid siin. Raha on samasugune energia nagu kõik muu meie ümber. Hoides oma mõtteid positiivselt, ei kao ka vajalike rahaline toetus sinu elus. Teate, mina olen seda nagu, selle kohta võib öelda niimoodi, näete jälle raha, nagu raha ja raha, materiaalsus. Ühesõnaga, oi, mul ei ole raha, mul mitte midagi ei ole, ma ei saa seda osta, ma ei saa teist asja osta, eks ole. Selline asi soodustabki seda, ühesõnaga, et kui te mõtlete, oi, mul ei ole üldse raha, eks ole, no aga siis kuidas saabki teil see raha olla, eks ole. Et natukene, mitte natukene, vaid päris drastiliselt, päris suurel määral muutke palun oma suhtumist ja oma arvamust üldse rahasse. Helistada või mitte, kirjutada või mitte, igatsed, järelikult tahad ühendust võtta, jäta hirmud kõrvale ja tee seda, mida süda igatseb. Väga ilus sõnum oli nüüd kellegile siin lähitulevikus. Kui sa igatsed, võta see esimene samm, kui on keegi, kellega te olete võib-olla tuttavad, võib-olla natukene juba suhtlete rohkem tihedamini, siis see on nagu märk ja kaart sellele, mis ütleb, mine rahulikult edasi ja sealt tuleb midagi väga ilusat. Nii, ja võtame siis lõpetuseks võib-olla, võtame siit kuuloogiast ka. Ja siis on 20 minutit täis, siis rohkem ei ole. Võtame kuuloogiast nagu lõpetuseks siia. Ja tegu on siis ikkagi, eks ole, ma kordan veel kord, kollektiivse ladumisega. See ei pruugi kõikidega resoneeruda ja kui te soovite isiklikku ladumist, siis pöörduge minu poole julgelt. Kui te tahate mingit nõustamist, siis võite mulle ka helistada, kirjutada ja leiame nii-öelda lahenduse. Ja vaatame lõpetuseks siia siis kaks kuuloogia kaarti, 2 kuuloogia saavutusta. Sõnumit palun. Mitte saavutust. Ma jälle nii palju olen siin nüüd vahutanud. Nii. Ühesõnaga, nüüd tulid siis sellised asjad, et täiskuu lõvis ja kuu esimene veerand. Ära lase uhkusel võimust võtta. See on nagu sõnum nendele inimestele, kes võib-olla on nagu natukene liiga uhked. Uhke peab olema, absoluutselt mitte midagi halba ei ole uhkuses, meis on kõigis nii positiivsust, meis on negatiivsust, meil on uhkust, meis on leebusta ja kõik, et võib-olla natukene tõmba tagasi selle uhkuse poole peale, et ära löö oma nina püsti ja
et mis ta nüüd tahab ja ma olen ju palju parem, eks ole, ja mida iganes, eks ole, ühesõnaga, et võib-olla siia lähinädalatesse, lähitulevikku, et ongi võib-olla üks niisugune mõnus sõnum, et ära lase uhkusel võimust võtta. Ja sinu pühendumus pannakse proovile. Väga palju paneb, tegelikult meid pannaksegi proovile. Ja kuidas sa oled pühendunud, kuidas sa midagi tahad ja siis, kui natukene teile tundubki, eks ole, ühesõnaga, et mis see nüüd siis on või mis see siis toimub, siis võib-olla see on eksam universumi ees. Võtke seda, mina võtan seda kui universumit, võtke teie kui Jumal või kui looja või mida iganes, eks ole. See on absoluutselt inimese enda vabad valikud, ühesõnaga, ja mina ütlen, et need on universumi poolsed sõnumid ja sinu pühendumus pannakse praegu proovile. Kas sa oled ikka nii pühendunud võib-olla oma sellele tööle, kodule, perekonnale, uutele algustele, millele veel iganes. Sellega ma lõpetan, mu head sõbrad. Ma ikkagi tahan loota, et mul on väike järjekord nüüd tekkinud ühesõnaga nendele eraladumistele, aga ma luban teile, head sõbrad, ma teen selle asja nüüd järje peale ja korda. Ja olen Auli ja soovin teile ilusat kevade jätku ja selline oli minu tänane ladumine, mida toob lähitulevik. Tšau, tšau, olge mõnusad!